Katkestasin mõtiskluse, et seda kassi filmida. Millest olen siin rääkinud, juttu oli see, et kui ma seal Barcelonas olin seal selles rikaste rajoonis, siis mul oli riideid puudu, sellepärast, et pagasit ei olnud ja siis ma pidin ostma nagu mingi alussärgi moodi asja või midagi, mida riiete alla panna. Ja siis ma olin ühes poes ja ostsingi selle sama topi, see on selline sporditopp tegelikult, sellega ma käin ujumas ja mis see lämmastas, see müüja mõtles, et ma olen kohalik inimene. Ta küsis mul seda kohalikku seda ID-kaardi numbrit, mis mul tegelikult... Ja ta küsis niimoodi, et mul oli see vana, mida ma polnud 9 aastat vist midagi öelnud või midagi sellist. Jah, viimati 9 aastat tagasi ütlesin seda numbrit. See on selline komme, et kui sul mingi pakk tuuakse midagi, siis sa pead selle nagu numbri ütlema, kõigil on see peas. Ja siis kui mul 9 aastat polnud mu suu seda numbrit ütelnud ja automaatselt oli see number meeles või see arv, eks ju. Ja ma ütlesin. Enne kui ma mõtlesin, et kuule, et ma ei ela enam seal, eks. Ja siis ta pani mind andis mul linnaalandust, kui ma olin kliendi baasis. Ja siis selle riietusega ma ujungi. Ja ma hakkasin mõtlema, et kuidas ta kui ma, ta küsi eluilmaski, eks ju, turistidel seda numbrit. Kuidas sa aru sai, miks ta arvas, et ma ei ole turist, eks ju. Ma arvan mingis kehakeelest või hoiakust või. Selles nad loevad välja. Ja see on mul, ma arvan, siiamaani see Kataloonia oma. Mis on muidugi, kui ma Kataloonias käin, siis ma tunnen ennast ka väga kodusalt. Nagu oleksin täpselt sama tunne, mis Eestis. Või isegi parem võib-olla, ma ei tea. Väga raske võrrelda. Aga neetud jah, et see on see väline mõju, eks ju, väline. Et sa muudab see kuidagi ära natukene ja siis sa oskad nagu olla. Olgu ma tunnen ennast kuidagi väga lõdisevalt. Oleks pidanud vähem vees vist olema. Nii, aga kiirel sammul siis kodu suunas.